klaasistuudio. Niimoodi. Need on need maasikad. Vaadake, kas te näete, seal on pott ja potis on klaas, näete? See on nagu level või see tase seal. Päris kuum. Jaa, et selles suhtes, et on üpriski kuum ja kogu aeg on see ahi mul siis 24/7 sees. Kui ma välja lülitan, siis ta kuskil 4 päeva jahtub ja kui tahan jälle sisse lülitada, jälle kuskil 3-4 päeva tõuseb. Ja ma keedan igal öösel uue klaasi massi sinna poti sisse ja klaasi teeme sellisest soolmaterjalist, mis on juba valmis klaasi kujul. Ja kui nüüd klaasi tehakse liivast, soodast, lubjakivist, et siis siin on need juba nagu kokku sulatatud selliste suurte pottidena me need siis saame ja neid ma iga õhtu panen siia ahju juurde kühvliga, et viskan ühe kühvlitäie, ootan, viskan jälle ja siis hommikuks ilusti keeb selleks massiks kokku kõik mullikesed välja ja saab hakata tööle. Et niimoodi see protsess nagu pidevalt jätkub ja käib. Aga see nüüd on spetsiaalne klaasi puhumise klaas, kui te vaatate seda külje pealt ka, et on hästi ilus läbipaistev, et paksus massis on ka ilus. Et kui me kasutaks pudeliklaasi või aknaklaasi, siis ta esiteks oleks roheline ja teiseks ta ei ole nii pikk klaas, et sellega ei saa nii kaua aega töötada, et ta on mõeldud automaatliinidele, et hästi kiiresti jahtuks maha. Et see on natuke kauem soe ja sellega saab natuke kauem töötada ja ahjus siis sees on see läbipaistev ja kui me, aga te näete, meil on siin igasugused värvid on ju, kui me tahame saada erinevaid värve, siis meil on tellitud sellised klaasipurud ja jahud, et on ka selline, kõikvõimalikud värvid on võimalik, on opaaksed, transparentsed, erinevad toonid. Ja kui nüüd võtta see kuum klaas välja ja kasta selle värvi sisse, selle klaasipuru sisse, see nakkub sinna külge ja nii on nagu kõige lihtsam viis, kuidas värvilist saada. Et kui ma teeksin ahju sinise, siis oleks kõik asjad sinised, aga niimoodi ma saan nagu erinevaid toone ja saan ka ilusat läbipaistvat teha. See gaasipiip, puhumise piip on siis siin ahju suus on soojas, sest et külmale metallile klaas külge ei hakka, et see ots peab olema natukene soe. Siis saab pista selle sinna poti sisse, klaasi massi sisse, keerutada ja see klaasi tükk jääb siis siia külge, see vedelmass. Ja oluline selle puhumise juures ongi kogu aeg see, klaasi puhumise juures, et tuleb seda piipu keerutada. Et kogu aeg see ese, mis sa teed, peab olema siis siin tsentris ilusti. Et ta on pehme alguses, gravitatsioon tõmbab, kogu aeg tahab maha kukkuda. Ja selleks siis tuleb pidevalt keerutada. Ja et seda lihtsalt teha oleks, on selline spetsiaalne klaasi pink, äärtega pink, et saab siia istuda, siin pingil on pikendus, kuhu saab panna erinevad tööriistad, vajalikud vahendid siia ja siis ühe käega saab siin keerutada ja teisega saab siis tööriistad abil seda klaasi vormida. Et kui ei liiguta, kohe vajub ära. Nüüd ma kastan siia värvi kuhja alla. Kes rohkem võtab, siis ma sanen kuhja alla. Aga see sinine tuleb alles pärast siis täiesti õige värvina välja, kui ta on jahtunud. Et kuna ta on nii kuum, siis ta praegu on selline nagu punakas. Okei, väga hea. Nüüd niimoodi edasi tagasi keerutage, enda poole tagasi. Väga hea. Veel kord, kaske palun vette võld. Kogu aeg, et ta oleks seal keskel. Ja kui on lapikas, siis tehakse nagu nii ühele teisele poole. Päris hea juba.
kraadi vaata, pead hoidma kätt. Ma proovin. Ma ei tea, mis on. Minu arust on päris hea juba. Võib-olla viisabki. See on disainiga iseloomuga koosmõõt. Kuidas ma selle korda saan? Niimoodi natuke rohkem. Ikka natuke niimoodi. Terve ringi läheb siia. Ja niimoodi proovime teda natuke paindada. See läheb natuke jälle kitsamaks tagasi. Ja no nii. Tere hommikust. Täna on meil siin juba siis pühapäev, on 8. veebruar. Ma jälle ei mäleta, millal ma viimati filmisin. Kui nüüd nädala alguses mul kaal oli 64,2, viskas lambist +2 kilo ülesse 2 päevaga, siis nüüd on mul tagasi tulnud siis selle 62,2 peale, mis ta siis näitas mulle ka eelmine laupäev. Et selline kaalu kõikumine, et kujutate ette prepi ajal, kui vihale see ajab, või noh, üleüldse, kui sa kaalu nagu tahad langetada, et siis ajab see ikka päris vihale küll, sest noh, keskmise kaalunumbri viivad need kõrgemad numbrid üsna kõrgele ja tekib paanika, et ma ei ole graafikus ja nii edasi. Et siit siis umbes selline 5 kilo natuke peale võiks veel minna, aga ma pole üldse kindel, et kas ma selle saavutan. Ma loodan. Aga jah. Igal juhul täna ma teen siin putru ja siis ma lähen gymmi, mul on 2 klienti, teen enda trenni ära ja siis kell 5 on tüdrukute kontsert, Saptee kontsert on Vanemuises, mida ma lähen ka vaatama. Ja õhtul siis oleks vaja arvutistööd teha. Lisaks ma pole ikka veel endale ostnud statiivi, mikrofoni, mida ma planeerisin juba tegelikult ammu, aga eile ma tegin tellimuse siis oma näohooldustoodetele, mul said lõpuks need pre-tooted otsa ja ma vahetan need ringi ja võtsin siis need tooted, mida kosmeetik mulle soovitas, sest märtsikuus on meil siis ka korralikud näoprotseduurid, et Meditsiina Ilukliinik siis toetab minu teekonda, et mu nahk oleks selline särav ja eluviuline ka dieedi lõpus, et siis natukene seda turgutada, teeme ilmselt IPL-i ja need niisutavad süstid ka võib-olla ja happekoorimist, et selline korralik turgutus nahale. Soola. Aga ja, seda tahtsin ka veel rääkida, et kui nagu nädala alguses mul reaalselt lihtsalt olid emotsioonide Ameerika mäed, sest iga 5 minuti tagant oli mul mingi uus emotsioon, uus tunne ja kord naersin, siis mõtlesin, et kõik on nii hästi, kõik läheb nii hästi, siis ma jällegi järgmine hetk lihtsalt nutsin, kõik on järsku nii halvasti, siis ma jälle naersin ja mõtlesin, et tegelikult on ju kõik hästi ja tegelikult ongi kõik hästi, aga see on nii naljakas, kuidas nagu, see ongi see aeg, kus nagu hormoonid järsku langevad ja see hormoonide muutus tekitab nagu nii jõhkrat sellist emotsionaalset ebastabiilsust, et see kord ma tunnen kuidagi nagu eriti ja see kuu oli nagu eriti selline vastik tunne, et sa ei saa üldse oma emotsioone kontrollida, et need lihtsalt tulevad ja lähevad ja sa ei saa aru, mitte mingisugust põhjust ei ole konkreetselt millegi jaoks, ühesõnaga ma eile tundsin esimest korda üle pika aja jälle, et ma olen nagu selline emotsionaalselt stabiilne, et kuidagi konstantselt normaalne toimub päev läbi. Et ja, aga ma tahtsin veel näidata seda, et Homey toetab minu teekonda, kes on näinud, siis ma sain aastavahetusel vist proovisin neid jooke
ja mulle väga maitsesid rohkem kui näiteks Nocco, aga nendes on ka siis kofeiini sees, on prebiotilised ained sees, et kõhule hea, kõhu mikrofloorale hea ja maitsvad ka. Ning kuna mu pulss on nii madal, siis tegelikult ma tarbin päeva jooksul üsna palju kofeiini ja ainult kohvi mind üldiselt nagu ei aita, aga nendes jookides on siis kofeiin ka sees. Nii, sain siis sellise kasti, 24 jooki ja siin on siis 6 erinevat maitset ning ma tegelikult peaks panema midagi sügavkülma ja külmkappi. 100 milligrammi kofeiini on neis, kas vist kõigis äkki, et ei ole ka ülemäära palju. Et kui tarbida ka teisi kofeiini sisaldavaid tooteid. Jah, 100 milligrammi. Ja ma panen mõned külma, et kui ma lähen trenni, oma trenni tegema, siis mul on hea külm jook võtta. Siis ma näitan, mulle eile jõudis kohale ka üks pakk ning Sabe saatis mulle kingituseks 2 pesukomplekti ning ma juba proovisin neid selga ning need on mega ilusad ja hästi mugavad. Kui ma nägin neid kellil seljas, ma teadsin, et ei, ma tahan ka neid saada ja siis ma kirjutasin neile ja nad saatsid mulle kingitusena siis 2 komplekti, nii musta kui ka valge. Ning minul on siis nii ülemine kui alumine S-suurus. Ma alguses kahtlesin, et kas võtta ülemist M-i, aga mul on hea meel, et ma võtsin S-i, sest see venib nagu päris palju. Et ja täiega mõnus mugav pesu on ja ma mõtlen, et võib-olla märtsikuus teen fotosessiooni ja siis võib-olla selle pesuga saaks ka ilusad pildid, et vormi jäädvustada, et see on selline hästi lihtne sportlik pesu ja tundub hästi kvaliteetne ka. Aga ma teen enda pudru valmis. Kell on 9, 8 peaks umbes sööma hakkama, kohvi vaja teha ja siis näitan võib-olla täna, mis ma trennis ka teen. Trennid sai antud ja enda trenn sai tehtud ja kiire sättimine, kodus sõin enda krõbeda riisisalatit ning nüüd ma lähen siis Vanamuisasse ja seal siis lapsed esinevad, et Chate tuon siis seal oli kontsert. It's not safe for you there. I'll send a car to get you. Marinette? Adrian? You coming? Another day, I'm back at school.
always stay cool. The legendary TCJ. Let's go. With all this bread, I need a bigger stomach. Yeah. My name ring bells so you can hear me coming. Yeah. Made it all on my own. They ain't give me nothing. Yeah. And I'm still standing like I said I'm crushed. Yeah. Ain't no way they gon' forget my name. I'm a legend, put me work ever since I came. It's in your umbrella now. It can't stop my rain. You in the carpool. I'm in a different lane. I just wake up every morning, and go get the change. Do my own dirty work, and I won't get a stain. I'm too heavy in this game, and you better know it. Hustle speaks for itself. I ain't even gotta show it. Every sound falls gentle and spared. Leaves my thoughts hanging. Clouds move slow at the counting time. Walk the spine along low hill. Shadows cool. Hands smell faintly smoking pine. Simple and true. No nii, tulime Marisega trenni gym date. Huvitav. Teeme siis kohale. Läheme. Kiirustad kohale, kes on kõrge. Tänne tegema. See on kusjuures võib-olla mu teine lemmik. Mustikas on ka täiega hea. Peetakse on pärast mõnus. See on väga hea. Vaatame, kas tuleb hea trenn või tuleb jama trenn. Väikse varbalin ära, et äkki sa oled segama. Siis on mida süüdistada, kui tuleb halb trenn. Oli tere juba või? Jah, 14. Pahakaldus on nii teistmoodi, on ju? Pahakaldus on nii teistmoodi. Aga ma väiksem kohe. pidid tulema ju? Ma tean, pidi. Ma eelmine tegin 10. Hästi pink on see ei sobi.
Mina suudan kontrollida alati. Tubli, oskad küll vaikselt panna. Jaa, tee tehke ka nii. Ikka hämme. Küll just. Ma ei tee väga suma. Seda pigem natuke lihtsama. Eesti tahaks, et rohkem läheks puhas. 80 ilma tööta esimest korda. Seda 46. Vähemalt süda reageerib. Lähme teeme su selga nüüd. Need hõbedased on vist väiksemad, on ju? No nii, ma käisin täna paki järel ja sain kätte siis need klaasid, mis me tegime. Et see siin on siis Raidu tehtud. Täiega ilus. Temal on nagu selline ikkagi suht sirge sai, aga minu oma on selline veits vildakas, aga täiega äge. Ja nagu selline efektne. Miks mitte mingi smuuti klaas või midagi sellist. Täiega kihvt. Ma hakkan küll seda kasutama. Ja siis ma näitan veel, mis mulle tuli. Nii, mulle jõudis kohale ka pakk Lovertest. Mul said otsa nüüd Free näohooldustooted ja ma vahetasin need ümber ja ma võtsin siis tooted, mida Kristine mulle soovitas. Et meditsiinakliinikust, kelle juures ma käin siis ka näohoolduses ja botoxit tegemas. Et tema soovitas sellist SPF-kreemi, mida siis igapäevaselt kasutada. Siis siin on Medic 8 vitamiin C seerum, mis oli päris kallis, aga ma loodan, et see on väga hea, sest arvustused olid küll väga head. Siis ma võtsin prooviks mingi BB-kreemi,
et seda tema ei soovitanud, aga põhimõtteliselt mul hakkab imastuskreem otsa saama ja siis ma mõtlesin, ma proovin seda, see oli seal hästi kiidetud. Siis näopuhastuseks ma võtsin meigi eemaldamiseks selle mitseraalvee. Siis Medic 8 ööseerum, mis ka nagu oli päris kallis, aga loodame, et on seda väärt, et siin on, see on siis retinooliga. Siis B+ kreem, see on selline hästi-hästi niisutav, et kuivadele kohtadele või siis mingitele katkistele kohtadele, et põhimõtteliselt B-pantenool. Ja siis ma võtsin veel selle Repsma duši. Minu arust on mul see kunagi olnud ja mulle sobis see, meeldis see. See oli soodukaga ka. Siis, siin on tester. Siis ma võtsin endale mingi komplekti näomaske Jaapanist. Ja need siin ka ma vaatasin, et olid väga kiidetud, silma alla padjakesed siis niisutavad. Ja ongi kõik, et näohooldustooted on nüüd uuendatud. Hello! Ma loodan, et sellest siin tuleb siis minu nädala vlog. Olen siin iga päev natukene mingit klippe teinud ja loodan, et ma saan selle õigel ajal kokku ka. Aga igal juhul praegu ma kõnnin ja tulen trennist. Et täna on meil mis päev? Neljapäev juba. Täna hommikul, kui ma üles ärkasin, siis mul oli endal küll tunne, et olen siuke natukene õhem juba, aga ma magasin mega hästi. Eile tegin infrapunamatti ja eile tuli mega vara uni peale. Läksin ka varem magama kui tavapäraselt ja sain uneskoori päris hea 92. Aga jah, astusin kaalu peale ja kaalunumber ikkagi suht sama. Ja oli küll allapoole tulnud. Aga ikkagi seal 62 juures, 62,2. Tahaks, et see nädal tuleks ikkagi see 61 juba sinna ette. Aga vaatame, natukene on veel aega. Täna ma saan siin 10 kilomeetrit endale kirja. Meil on selle nädalaga lõppemas naistega siis kilomeetrite kogumise väljakutse ja mul on vaja siin ikka kõndida veel natukene, et 150 kätte saada. Aga ma kõndisin hommikul üle Nurmele, mul oli sealt kliendi, siis tegin enda trennile ja nüüd kõnin tagasi ja
nüüd ma lähen ruttu koju, teen endale krõbeda riisisalati. Mul on õnneks kõik asjad enam-vähem ära prepitud, et see kähku saan kõhu täis süüa ja täna õhtul lähme Maikeniga Vespasse, et mul on üks kinkekott vaja ära kulutada ja saab sooja minna nautima. Nii, siin on siis mul, ma olin juba valmis keetnud riisi, ma maitsestasin selle tšilliõli ja sojakastmega ja Tokyos, kui ma käisin, siis ma ostsin kaasa selliseid maitseainesegusid, et ma lisasin seda ka natukene siia ja nüüd see läheb siis kuuma fritüüri. Japs. Ja tegelikult umbes 8-9-10 minutit lähebki 195 kraadi juures ja siis ta on krõbe. Vahepeal ma segan ka. No nii, siin on mul kastme jaoks kreeka jogurt 60 grammi, siis ma panin 5 grammi riisijäädikat, 5 grammi umbes sojakastet, umbes 4-5 grammi sriracha-kastet, siis sidrunimahla, ja maitse järgi siis ka steviat, et ma segan selle nüüd kokku ja vaatan, kas on veel midagi vaja juurde. Aga üldiselt selline kaste on mul siis välja kujunenud sellele salatile. Igal juhul maitsesin ja täpselt paras sai. Selline mitte väga paks kaste, aga mitte ka liiga vedel. Oleneb ka muidugi, millist jogurtit kasutada. Okay. Vahepeal segan riisi ka. Nüüd siin äätes läheb natukene kiiremini krõbedaks. Ja läks tagasi. Ma tõstsin riisi kõrvale ja mul on siin valmis rebitud kana. Puljongis tegin lihtsalt täiesti tavaline ja ma lasen selle ka siis kuuma fritüüris soojaks, et siuke paar minutit, 3 minutit äkki, et täiesti piisab. Nii, ja salat sai valmis. Mega hea, see mul, ma ei tea, juba mitmendat päeva menüüs olnud ja hästi suur kausitäis on siin mingi kokku 430 kilokalorit, midagi sellist, et aga kõhu saab mega täis. Eile käisime Maikeniga spaas ja Maiken tõi mulle kingituse, hilinenud jõulukingitus ja mul läheb täna see kohe käiku, sellepärast, et mul algasid päevad ja ma tühistasin kõik oma kliendid ära, sest et isegi püsti on raske olla, nagu ma täidan selle veega ära ja pikutan see pudel kaisus. I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to flying to get up here. We love discharging. I can't waste my time with someone slowing me down, 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 down. So high, I'm floating, I'm shining in my prime. Start rolling over 'cause you can't take my crown. I'll always be 10 feet off the ground. My crown. I'll always be 10 feet off the ground. Can't take my crown. Hello. Mina siin kõnnin jälle, et ma ei oska neid jutustavaid storysid kusagil istudes hästi teha. Aga täna on laupäev, täna on sõbrapäev
ning mul on täna täitsa tore päev olnud, et kui eile oli mul täitsa nullpäev, mul algasid päevad ja ma olin valudes, krampides ja põhimõtteliselt terve päev lihtsalt voodis pikali, siis täna mul juba palju parem. Ja mul oli täna 2 klienti ja Merje ja Helinaga tegime ka poseerimist koos. Hommikul ma tegin enda pool tundi kardiot ära, siis tegin enne trenni pool tundi kardio, ehk siis tund aega kardiot on tehtud ning tegin ka enda trenni ära. Mul oli ülakehapäev täna ning jah, ja mõtlesin, et tulen siis kogun natukene kilomeetreid ka, et mul on siin täna ja homme veel aega koguda, et seda 50 kilomeetrit siis kokku saada. Ja täna on plaan ka koristada, ma ei tea, kuidagi tunnen, et tahaks nagu natukene korrastada ja kappide sisu korda teha ja nii edasi. Ja eile õnneks ma panin sügavkülma endale jäätised, et ma saan õhtul ennast siis jäätisega premeerida ja natukene relaxida. Jah, aga ma ei teagi, ega vist polegi midagi siin rääkida. Kaalu osas, ma täna kaalule ei läinud, sest et eile ma astusin kaalule, oli jälle kaal üleval. Aga see oli ilmselt sellest, et mul algasid päevad vist, ma arvan, igal juhul need hormoonid nii mõjutavad praegu. Ja ega ma täna tundsin ka ennast vesisena, nii et ma parem mõtlesin, et ei riku enda tuju ära ja ei astu kaalule täna. Vaatame, mis see homme teeb. Homme võib see tuju minna pekkini vähe. Aga homme on ka mul tegelikult nagu tööpäev. Ja täna pean ka paar kava tegema, et kuidagi seda tööd ikka jagub. Aga jah, ei saa, ei tohi nuriseda. Nii, pühapäev on ja mina tulen välja, vaatan, mida asja, nii külm on. Ja vaatasin telefonist lihtsalt -23. Juuksed on täiega härgas, jalad täiega külmetavad, aga väga ilus päike on ja mina lähen džimmi siis trenne andma. Mu esimene klient siis kirjutas mulle, et ta jäi haigeks, aga mina olin juba džimmi tulnud ja ma tegin pool tundi kardiot ja nüüd ma teen oma hommikusöögi, sest ma hommikul kodus ei söönud, teen siin galetid. Siin on see valgurohke toorjuust, siis on tallegi suitsukanafilee ja kurki, et ma kaalun need muidugi kõik ära ilusti kenasti ja söön ära. Nonii, siuksed ampsud ma arvutasin kokku, et midagi 320 kilokalorit tuli ja tundub nagu mega palju toitu, aga see ongi minu lemmik snäkk, galetid millegagi. Nonii, mul sai trenn tehtud, päev on läbi. Tulin ekstra ringiga koju või õigemini Prismasse, sellepärast, et mul oli veel mõni kilomeeter vaja koguda. Ostsin siis Prismast veidi kraami ja leidsin lõpuks popcornid, et mitte päeva olen vaadanud seal või kui olen käinud, et ei ole neid popcorne, mida siis saab ise teha, nagu mul on see masin olemas. Et täna oli mul
menüüsse planeeritud popcorn ja jäätis õhtuks. Aga jah, Prismas on head paberkotid. Nagu nii kui poest välja astusin, läksid katki sangad, aga on mis on, õnneks kodu lähedal. Ja ma loodan, et ma saan selle vlogi täna kokku ja tulebki nädala vlog. Ja siis juba kohtume järgmisel nädalal või järgmises vlogis, sest täna on pühapäev ja ma naudin lihtsalt rahulikku õhtut, pluss pean tegema veel check-in'e. Jah, tegelikult pean päris palju tööd tegema, aga saan ka, ma arvan, rahulikult nautida, sest eile ma koristasin kodu ära ja nii on koju minna, kui on tuba korras. Ja ega midagi, kohtume järgmises vlogis. Tšau!